Selle ülesande lahendamiseks kõigepealt leiame need kohad, kus see sirge ja parapool omavahel lõikuvad. Põhimõtteliselt, mis ma tahaks teha, et leida seda kujundi pindala, on see, et meil on põhimõtteliselt siin mingi lõikepunkt ja siin on ilmselt mingi lõikepunkt ja siis ma tahaksin leida nagu selle ala siin eraldi ja siis selle ala siin eraldi ja selleks ma tahan kasutada siis integreerimist ja rajasid, et siis leida selle pindala. Ja kõigepealt siis leiamegi need rajad ja rajadeks on vajalikud siis need kohad, kus need sirge ja parapool omavahel lõikuvad kõigepealt. Nii et selleks, et leida koht, kus sirge ja parapool omavahel lõikuvad, koostame võrrandisüsteemi, mis tuleb selline. Nii ja nüüd kasutame asendusvõtet, nii et x võrdub x ruut miinus 4x pluss 4. Ja siit me saame x ruut miinus 5x pluss 4 võrdub 0, siis me kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Nii et meil tuleb 5 pluss miinus 25 miinus 4 korda 4 ja jagatud 2-ga, see on siis x1 ja 2 võrdub. Ehk siis siia tuleb 9 juure alla, ehk siis see on 3, ehk siis 5 pluss miinus 3 jagada 2-ga ja x1 siis on 4 ja x2 on siis 1. Nii et tõenäoliselt siis see kõrgem punkt siin on 4 ja siin see alumine punkt on ikkagi 1. Ja nüüd meil on vaja ka leida siis see punkt, kus parapool puudutab x-telge. Ehk siis kui ta puudutab x-telge, siis see tähendab, et y võrdub 0. Ma teen selle tegelikult teise värviga. Y võrdub 0 ja parapool on jätkuvalt y võrdub x ruut miinus 4x pluss 4. Ja jälle kasutan asendusvõtet, nii et x ruut miinus 4x pluss 4 võrdub 0. Siit ma saan lahendi valemiga, et 4 pluss miinus 16 miinus 4 korda 4, ehk siis juure alla tuleb 0, ehk siis tegelikult seal on ainult üks vastus, ehk siis 4 jagatud 2-ga võrdub 2, nii et järelikult see punkt siin on 2. Ja nüüd meil on rajad käes ja nüüd me saame hakata põhimõtteliselt leidma siis neid pindalasid. Nii et kõigepealt ma leian selle pindala ja ütleme, et see on siis S1. Nii et S1 leidmine. Kõigepealt siis vaatame, mis rajad on. Rajad on 0 ja 1. 0 on siin ja 1 on siin. Ja siis meil tuleb panna see joon, mis siit läheb. See joon meil on siis y võrdub x. Nii et siia tuleb x ja siis me leiame sellest, siis leiame integraali. Nii et meil tuleb x ruut jagada 2-ga ja siis rajad on 0 ja 1. Ja nüüd me asendame siis ühe sinna x-i asemele 1 ja siis asendame x-i asemele 0 ja lahutame need teineteisest, nii et me saame 1 kahendiku. Nii et selle S1 pindala on 1 kahendik. Nüüd meil on vaja leida see S2 ja S2 teeme näiteks siis lilla värviga. Nii. See ala siis, ütleme, et see on S2. Ja selle rajad S2-l on 2 ja 1. Ja kuna siin on nüüd see parapool, selle parapooli see võrrand on x ruut miinus 4x pluss 4, siis me paneme ka selle siia x ruut miinus 4x pluss 4 ja integreerime seda. Nii, ja siis mis me saame on see, et x astmes 3 jagada 3-ga miinus 4x ruudus jagada 2-ga pluss siis 4x. Ja rajad on siis jätkuvalt 2 ja 1. Nüüd me asendame 2 sinna siis x asemele kõigepealt. 2 astmes 3 jagada 3-ga. Siin saab veel taandada ka, see jäi mul tegemata. Miinus siis 2 korrutada 2 ruudus jagada 1-ga pluss siis 4 korda 2.
ja kõigest sellest lahutame 1 astmes 3 jagada 3-ga miinus 2 korrutada 1 ruudus pluss siis 4 korrutada 1. Esimesest tuleb meil 8/3 ja teisest meil tuleb siis 7/3, nii et sellest lahutame 7/3, saame 1/3. ja nüüd siis selleks, et leida terve selle asja pindala, me liidame S1 ja S2. Nii et meil tuleb 1/2 pluss 1/3. Nüüd me laiendame siis neid vastavalt, nii et me saame 3/6 pluss 2/6. Me saame 3 pluss 2/6 võrdub siis 5/6 ühikut ruudus, mis on ka siis see õige vastus. Nii et see on üks viis, kuidas seda ülesannet saab lahendada.